varsti mehele. Tänapäeval on küll see, et Raivoska emalätte juurde on ilmunud lugu sellest, et kui sa lähed kas või sinna vett endale peale paned või sisse istud, siis sa saad kohe emaks. Et tegelikult need suhtumine on muutunud ja ka seal peetakse ka varrusid. Kui ta sisse kukkus, jah, siis otsustati mingil hetkel, et tuleb jätta täiesti nii, nagu on, aga koopaallikate puhul ükskõik, kus te vaatate neid vanu sissekukkunud allikat, kas maimulätte või ka oli või see allikukivi koobas, et kui need ei ole lahti kaevatud, siis nad jäävad sinna paika, keegi seal enam ei käi. Et on näiteks siin lähedal on veel Paelätte, on Mäletjärve või Pokajärve ääres, kus olevat olnud jah, uhke koobas, aga sinna oli siis pomm kukkunud. Aga et see paik jah, et algul öeldi, et allikas ka enam ei voola, aga tegelikult on põnev analüüsida seda, et mismoodi see nüüd taastunud on, et kuidas üks pool, kes seal seda kaitseb, ei tea, mis teine tegi ja tegelikult allikas ei murdnud ise välja, vaid RMK mees läks esimesel õhtul ja avas vee kraavi labidaga kaevates tegelikult, et need jah, sellised ilusad lood, aga lood on ka olulised. Aga kahjuks on jah see, et see varing on muutnud selle vee suhteliselt joogikõlbmatuks, et kui te toote sealt, siis mõne päevaga ta kõik kasvab sees juba, et orgaanikat on ilmselt nii palju sees. Siin on veel emalätte pilt ja see on see kuulus, kas mäletada seda, see kuulus kalju. Siin on neid varinguid olnud rohkemgi, kus Viimsesse reliikvias see Agnes ja Gabriel seal hoos, kui need hobused põlema läksid, et see koht, aga jah, seda lugu räägitakse nüüd, et enne kui Kumari üritas enne ära keelata isegi seda nimede kraapimist sinna sisse ja arvati väites, et kukub sisse, aga kui Viimset reliikviat filmiti, siis olevat labidatega niimoodi kõik kirjad maha raiutud. Et miskit ei jääks, et võib-olla see oli üks, mis seal kõige rohkem kahju tegi ja kui vanasti läks tee üle koopa, siis nüüd ta läheb sealt alt ja muidugi betoonvaiede sinna sisse tagumine ei olnud vist õige tegu. Laiuse siniallikas on meie kõige kuulsam ilma muutmise allikas. Ta ei ole lihtsalt ilma ennustamise allikas ja põnev on see, et keegi ei tea, kui sügav ta on. Et seal on jah öeldud, et turbalasundi paksus on kuskil 11 meetrit, aga et kujutate ette, et see kuulus allikas on tegelikult ainult 60x60 sentimeetrit suur. Ma olen küll paari korda näinud nüüd ka seda, kus ta tõesti terve see voore otsas olev see rabapind on üle ujutatud. Ma kujutan ette, et praegu võib ta jälle olla üle ujutatud. Aga vanadelt piltidelt, mida ma nii õnnestunud siia kopeerida täna, et tegelikult on olemas nendes meie muuseumide fotokogudes on olemas vanu pilte ja selle puhul on näha, kuidas on tohutu veteväli. Muidugi ei olnud seal mingid puid, nagu seal praegu peal on, et ikkagi need olid niidetavad alad tollal. Kõige imelikum asi, mis ma sealt vanadest piltidest leidsin, oli see, kuidas Saula siniallikas, mis on selline praegu, kuna see on nii Tallinna lähedal, on selline kultusallikas, kus tõesti igasuguseid ujumisi tehakse, mis on minu meelest päris õudne, sellepärast et allikas on võimalik ilmselt väga lihtsalt ära uppuda, sest see vesi on nii palju külm. Siis jah, seal on igasuguseid riitusi, see on nagu hiiepaigana kirjas, aga vanade piltide peal on näha, kuidas seal on kännustik, et just on raiutud maha kogu mets ümbert. Et ilmselt ta oli ka mingi selline ju omal ajal heinamaa, aga seal on olnud, aga praegu on suured vanad kuused peal ja keegi ilmselt ei tulegi selle peale. Tegelikult see allikate üldilme muutub niivõrd kiiresti ja seetõttu ilmselt ka lood. Palamuse õpetaja allikas, need on Ammejõe-äärsed allikad, et siin on muidugi see, et sellest allikast, mis siin majakene peale ehitatud on, põnev on see, et mõisnikud hakkasid ehitama selliseid majakesi peale. Meil ei ole tegelikult väga palju selliseid maju, mis oleks peale ehitatud. Nüüd Viljandis prooviti teha sinna selline allikamajake ja siis ma leidsin ühe vana pildi, kus on ka allikukivi koopa juures on olnud selline majake. Muidugi võib öelda seda, et ilmselt on ka kõik endised mõisa sellised kaevud või seal,
et kus on ehitatud sellised majad peale, näiteks Vihulas kindlasti on all, et mõisates on ilmselt päris palju neid vanu allikaid pandud just selliste majakateste alla kinni, aga see on üldiselt selline katoliiklike maade või üldse meist lääne poole olevate maade, et kõik allikad on kinni. Et sinna midagi peale ehitatud, seal on mingid pühakujud juures, aga Eestis jah, sellist tava eriti ei ole, et meil on ju tegelikult kas siis puidust rakked, kivist rakked või on ta lihtsalt selline tümakoht. Aga et sellest jah, olevat siis veel see muuseum, kus see Tootsi lood on seal selles koolimajas, Kihelkonna koolis, et sealt veel hiljuti vett viinud, aga nüüd on ta jah kuiv. Ja seda vett voolab sealt ikka igalt poolt ja seal on kohe 3 allikat. Selle allika kohta pole eriti lugusid kahjuks. Ja siis on see, mida ma siis nagu olen nagu tuvastanud seda, et tõepoolest, et nad on veevõtukohad. Ja järgmine pilt tuleb sellest, et kuidas see on nüüd, ma ütleks, et viimase 5 aasta jooksul on allikate juures suurenenud tohutult kruuside ja kannude hulk. Ja me Mikuga te viskame juba nalja, et see on nagu allika kvaliteedimärk. Et kus on allika juures kann, järelikult seal käiakse. Allika juurde viib enamasti rada. Algul ma mõtlesin, et äkki need on loomarajad, et loomad käivad ju ka allikal joomas. Aga siiski, kui sa hakkad siis niimoodi jälgima, siis ikkagi inimesed käivad seal. Ja kui seal on kann, mis ei ole sammeldunud või vettinud, siis järelikult käiakse sealt pidevalt. Meil ei ole küll kahjuks selliseid väga suuri allikaid, et kust oleks hea vett võtta, aga tegelikult ma mõtlen seda, et hästi oluline oleks see just selliste joogikohtade kaardistamine. Et kui tuleb näiteks sõda, mis iganes. Ma ei kujuta ette, kuidas need 14-aastased, nad ei... Marju Kõivupuu rääkis kuu aega tagasi sellest, kuidas olid lapsed viidud kuskile maakohta laagrisse ja siis esimesel päeval olid lapsed helistanud emale, et kujutad ette, et õpetaja võtab vett kuskilt maa seest ja annab meile seda juua. Võttis kaevust vett. Et see on tegelikult suur probleem tänapäeval. Ja räägitakse seda, et Lasnamäel piisab 4 tunnist talvel, kui on miinuskraadid, kui kõik torud kinni külmuvad ja seda ei ole terve talve jooksul enam võimalik taastada. Et kus siis vett saadakse? Väga palju on tegelikult Tallinna lähedal ja Tallinnas ka tegelikult allikad, kust võiks vett võtta. Või kui juhtub näiteks midagi Ülemiste järvega, nii nagu see lennuk seal sees istus. Et inimesed võiksid teada, kus on need kaardid. Mul on õudselt kahju sellest, et kuskil kellegi käes pidi jällegi olema nõukogude ajal tehtud tsiviilkaitse kaardid, kus olevat peal kõik sellised joogikõlbulike allikate kohad. Ma ei tea, kes seda teab, aga see on täpselt see, et meil tegelikult eriti palju selle vastu huvi ei tunne ametnikud. Äärmisel juhul tegeletakse nimede panemisega. Ma ise istusin ka ühes nimekomisjonis ja see vaidlus on päris kummaline ja tegelikult ei anna küll midagi. Et pigem oleks see, et need allikad kiiresti kaardile saada, et mul õnnestus mõnele allikale nüüd jah anda ja siis nad on nüüd seal Maa-ameti kaardil peal, aga ilmselt ma proovin nüüd, kõik muud pooli asjad tehtud on, siis jälle sellega tegelema hakata. See, mis on juhtunud, et terviseallikatel on see haiguste nimistu on muutunud. Et kuigi jah, silmahaigused on need, mida vastu aitab see allika vesi, aga see on väga lihtne ja selge põhjus, et praegu eriti peaksid inimesed käima allikatel just seetõttu, et tohutu silmade selline lahti hoidmine ja vajadus on, kas vaatate televiisorit või arvutiekraani või ka loete lihtsalt ja silm lihtsalt kuivab ära. Ja nii nagu kuivab, siis tulevad sinna igasugused pahalased, kes sinna kohe mingi põletiku tekitavad kuni kaeni välja. Et tegelikult on üks põnev allikas Helme Arstli allikas, mille veega räägitakse, et isegi kaest on tervetatud. Ma ei oska öelda seda, kas see tõsi on, aga kui 150 aasta jooksul on pidevalt lugusid sellest, et see aitab, siis järelikult võiks aidata. Ilmselt ma arvan see, et see just see selline niisutamine on seal oluline. Et
tänapäevased haigused, sellest ma rääkisin juba, et see seedeelunkonna tervendamine on, et inimesed arvavad seda jah, et kui nad vett joovad, no vee joomine on hästi populaarne niikuinii, aga et ei joodagi igasugust vett, vaid tõepoolest allikavesi on omandanud sellise erilise kuulsuse. Mul on küll hirm sellest üle, et kui sellest võib-olla liiga palju rääkida, siis hakatakse seda vett pudelisse toppima ja müüma. Et päris palju ju, kui te vaatate, mis meie müügiletidel on, siin on igale poole peale kirjutatud, et spring water või mingisugune kuskilt, mingisugune kuelle on tavaline kuskile peale kirjutatud, et need on kõik allikavete nime all müüakse, aga meil on allikavesi, mis on tegelikult kuskil mingi põhjakihi vesi kuskilt välja pumpatud ja nad räägivad sellest, et see on mingi väga eriline ja hea ja seda müüakse nende suurte pudelitega. Kunagi ma ütlesin seda, et kõige halvem reklaamitrikk Eestis on olnud see, et müüakse seda suurtest pudelitest seda sakulätet. Et sakulätte vesi, et kui nüüd vaadata seda, et millised nimed on. Et nimed on nii, et allpool suure Emajõe joont ja idapool väikese Emajõe joont on kõik lätted. Et hea on see, et viimasel ajal on tõepoolest ka nimekomisjon selle võtnud nüüd parandada ja näiteks Nuuda Lätte allikas ei ole enam Nuuda Lätte allikas, vaid on Nuuda Läte. Nii nagu ta normaalne on. Aga ja üleval pool on siis allikad, Mulgimaal on allikud, sealt teate, neid allikuid on ju väga palju, kes meil nimeliselt juba allikud on, sest ka talunimede järgi väga paljud on oma nime saanud. Ja noh, seal Saaremaal on see põnev, seesama Sõrvesäär on, kus läheb see juba väga pehmeks ja aligaks. Aga et sakuläte, et noh, ei saa kuidagi olla, et saku lähedal oleks mingi läte. Nad tegelikult inimesed räägivad, et see on selline plekkümbrisega puurauk, kus siis vett võetakse ja rahvale raske raha eest müüakse. Ja ma olen korra välja arvutanud, et umbes 10 korda on kallim see vesi, kui kraanist näiteks lasta. Et kindlasti ei tasu seda teha, aga allikatel tasuks käia. 2 allikat on jah Eestis, kust räägitakse, et ka vähiravi aitab, et meie kuulsaim muidugi allikas, mis tervendab ja kus te ei usu seda, ma ei tea, kes on käinud Kuremäel, see on uskumatu ja ma ei saa sellest aru, sa võid isegi minna südaööl sinna ja keegi on seal kohal ja kui sa tahad sinna allikamajakesse minna ennast pesema, seal on see, et sa pead 3 korda ennast siis vee alla kastma ja siis saad sellise väe endale, aga et seal on alati järjekord ukse taga ja veevõtul on järjekord ja seal on koos, on seal kandilise peaga mehi ja on seal tavalisi inimesi, Siberi viiuldajate koor oli kunagi seal ukse taga, aga see vesi on ilmselt nii tugeva väe ja võimuga, enamik inimesi ei tea, et tegelikult see on puurkaevuvesi. Et sinna, kui 80 aastatel tehti see Estonia kaevandus, mille keskkonna mõju hinnati, et see kuidagi ei mõjuta 3,5 kilomeetri kaugusel asuvad Kuremäe kloostrid, siis mingil hetkel märgati, et vesi hakkas otsa saama ja siis see Barbara siis tellis geoloogidelt puuraugu kaevamise teenuse. Geoloogid toodi Siberist, et mitte keegi teada ei saaks, nagu see oli, ja meie omad käisid ju Siberis, Siberi omad toodi siia, see oli see veneaegne komme ja pandi mingi 3-otsaline toru olevat seal sees, on 2 puurauku, üks on siis kohe kloostris üleval ja siis aeg-ajalt kontrolliti seda veetaset, nüüd ei ole seda enam kontrollitud ja tihtipeale juhtub see, et suvel jääb kuivaks, et ma olen ise näinud seda, kuidas nunn teeb tagant kapi ukse lahti ja keerab sealt seda kraani. See tundus mulle nii kummaline, et kuidas see võimalik on, siis ma hakkasin uurima seda ja tõepoolest on see, et ta jääbki ja tihtipeale on olnud suvesid, kus seal tegelikult tilkagi vett ei tule. Õnneks on kloosterrahvas väga lahke ja kui te küsite, siis ju suunab teid lähedal oleva allika juurde, mida nad nimetavad 12 apostli allikas, see on pikki seda sama oja, mis sealt selle majakese juurest läheb, 50 meetrit, 60 meetrit kuskil. Ja seal on tõepoolest selge ja puhas vesi ja voolab ka siis, kui klooster enam sealt siis seda püha vett ei anna. Et see on põnev koht, aga Kuremäe allika vett ja saadetakse pakkidega isegi Venemaale ja igale poole laiali. Seda ma rääkisin juba, et varem oli jah taotluseks pigem mehele saamine, et nüüd soovitakse siis seda lapse saamise õnne.
Aga üks huvitav asi on juurde tulnud meie allikatele veel, on see, et sooviallikas on. Allikale visatakse münte ja soovitakse midagi. Paraku on see jah niimoodi, et allikatele teate, et antakse hõbedat. Ja praegu enam ju keegi hõbedat ei raatsi raisata, siis visatakse neid hõbedaseid münte. Ma olen ise ka öelnud, et visake, et eriti hea oli see vastne taasiseseisvunud Eestis ja 20 sendile. Ma ütlesin, et see võib-olla sellepärast tehtigi, et allikatele saaks münti anda, aga sel kevadel me tegime Teeme ära talgute korras sellise asja, et kuna Helme allikas, see esimene, see Helmede või ametliku nimega pärliallikas, mida mitte keegi ei tea, kus see nimi tulnud on, ilmselt mingi ametnik on mingil hetkel pannud, et sellest on teade, et Andres Tvauri kaevas ta lahti 1998. aastal ja leidis sealt 3-4 kilo münte. Kuigi jah, kohalikud räägivad, et kui neil ikkagi lipsirahast puudu tuli, siis nad käisid ka sealt võtmas, nii et see pole kogu saak. Siis me mõtlesime, et aga kui niikuinii on läbi kaevatud, et kaevame, siis vaatame ka ja siis me Muinsuskaitseametist saime loa, Heiki Valk tuli appi siis ja kohalikud muinsuskaitse inimesed olid kohal ja vallavalitsus ja siis me kaevasime selle allika tühjaks ja see oli väga põnev ja need mündid, kuidas need seal välja tulid järjest kihtidena, aga muidugi kõik ikka korralikult euromündid ja siis need Eesti rahad veel, aga need samad 20 sendised, et olid muutunud selliseks imeõhukeseks, et praktiliselt midagi seal alles ei olnud, et tähendab seda, et kogu see nikli kogus oli siis sinna allikasse vallandunud. Et võib-olla see ei ole hea mõte. Et ma arvan, et see allikate omadused tegigi vanasti see hõbe ka natukene paremaks, et seda peaks ilmselt vältima. Aga neid münte oli jah, praegu Heiki Valgul on nad üle ka loetud, palju see oli 2900 või palju oli, see oli meeletu kogus. Ma mäletan, et lapsed korjasid, need kohalikud väiksed lapsed niimoodi meil aitasid korjata neid münte välja, seal peod olid seda mudast raha täis, aga et inimestel on vajadus midagi soovida ja tahta. Et kindlasti käige allikates ja kui siis näete allika kaldal sellist topsikut, nagu siin hundiallika juures on, kusjuures on asju, mida keegi ei valva ka meie looduses, siis kindlasti võib sellest allikast juua. Et seda ma olen igal pool alati öelnud ja ma nüüd lõpetan ära. Aitäh kuulamast! Jah, aga võimalus küsimusteks. Üks küsimus oleks. Tartus seal Kivilinnas on üks väike tänav, mis on ka Lepa. Ja sealt on toru jookseb juba aastaid, vesi niriseb, et kas seal siis ikka allikavesi, ega seal arteesi aga midagi seotud? See on tegelikult puuritud, jah, see on samas täpselt samasugune muideks Vasulas, Amme jõe ääres. Rahvas käib sealt muudkoga võõtkannud ega muudko võtab sealt. Aga kusjuures tohutult palju inimesi käib sealt, ütlevad, et veerikult käivad sinna ja ütlevad, et erakordselt hea vesi, kui teevad teed või kohvi, et ei lähe see kann, ei lähe selle lubjaga rikki. Kurke soolata ka. Kurkide soolamiseks öeldakse, et allikavesi on ainus, millega soolata. Ja siis üks moment, ma mäletan lapsepõlves, ma ei tea, kui palju teid segab see, tähendab, üks inimene tegi proovi, Jordani või see 3 konniga päev 6. jaanuaril ja siis mõned tõid sealt õigeusu kiriku juurest preesti, kes seda vett. Ja siis võrdluses panid siis oma kaevu tavalise vee ühte nõusse ja teise nõusse ja siis Jordani vesi. Ja kaevuvesi läks sogaseks, see ei läinud. Ja ühes keemia raamatus ma lugesin, et mikroskoopis üliväikeses osades, et võib-olla pani ta selle hõberisti sinna vees, et kuidas sellesse suhtuda, et nii ta pidi olema. Ma arvan siiski, et ma olen suht skeptiline inimene, aga et ma olen näinud selliseid asju, mida ma uskuda ei suuda. Aga see on tõepoolest niimoodi, et allikavesi püsib, mis seal on ja see ei ole mitte sellepärast, et siin on hõberist sisse pandud. Ma olen ise näinud seda jaanipäeval, sellel õigeusu jaanipäeval Miikse Lätel, kuidas see papp seda allikat, mis seal jaanikivi juures on, niimoodi õnnistab ja seda risti vette paneb ja teate, te ei usu seda, aga ma tahtsin seda filmida ja seda mul ei olnud võimalik filmida, ühesõnaga mul ei jäänud midagi peale.
ja ma ei saa aru sellest, mis asjad need on. Ja see ei ole asi, mida on võimalik uurida kuskilt. Aga me peame lihtsalt neid lugusid uskuma, paneme need lood kirja, inimesed usuvad ja ma arvan, et aitab. Aga see, et allikavesis seisab, et see on näiteks selle, mis on ka tegelikult ju puurkaev geoloogide poolt tehtud, sinna Norra-Oostrik vaateallikatel on see purskav allikas. Ma olen näinud, kuidas inimesed tulevad Jõgevalt 200 sellist 200-liitrised, 5-liitrised potskud, lasevad vett täis ja viivad endale kuni siis kevadel, kuni jaanipäevani kasutavad seda vett. Aga iga allikavesi ei seisa, seda ma ütlen küll. Et probleemiks on see, et jah, et allikaid, see on see, millega ma nagu Maavalla-kojaga tihtipeale vaidlen, on see, et see pärimuses väidetakse, et hiiepaikades ei tohi midagi teha. Aga allikaid, võtke lahti vanad lood, allikate juures kirjutatakse igal pool, et allikaid on alati puhastatud. Kui see allikat ei puhasta, siis ta lihtsalt vajub sisse. Minu meelest näiteks Uhtjärve ääres need silmavee allikad, et nad on üks ere näide sellest, kuidas tõeliselt ilmselt ilus allikas on täiesti niisugust lendmuda täis. Et see oleks vaja õige vähe. Et seda sama elmeallikat ma tegelikult ka tahtsin mitte sellepärast, et seda münte leida, aga tegelikult tahtsin, et vesi saaks jälle puhtaks. Et see on oluline, et allikaid tuleks puhastada. Aitäh, Krister. Ma tahtsin ütelda seda, et Kuremäel seal on Jaakaal, nemad, kes on ülavad, eks ole, lõbe nõudes hoiavad seda ja lõbe ei puhastab ära, eks ole. Ja kui sa teeks veel seda, mis ära 50 aastat tagasi me tegime ära alalist voolumagnetiga, mis puurkaevust vesi pumbati ära, siis läks läbi sellest torust, eks oli siin plasttorust, et magnetväli oleks tugev. Ja siis tekkis vähem seda kattakivi, eks nagu te teate, veekeit ja tihti tuleb puhastada selle kuradi aptega, eks ole, väärikappega, eks ole. Ja mis on selline asi, et need kui Eesti oleks õigusriik, eks ju, et oma kodanike eest on kopika eest ka, eks ju, muretseda, võiks nad ära puhastada. Enam ei ole KGB, kes käseb hoog ja laseb, eks ju, las inimesed võtavad ja kui ta usub, et ta tervedab teda, siis teda aitab ka. Näiteks mulle eila kanti seda sunkiiti, katki ja paneb vee sisse ära, nad jood ja usud, et ongi pilvede peal, eks seda tuleb, eks nii nagu narkomaanid võtavad narkotsi, eks seda. Et veel kord, et eks riigid peaks natukese rohkem olema nagu usaldus selle peale, kui valitsus ei usalda ja värki, eks, kus me siin jõuame, need olevad valgi ära, et neid kõiki ei maksaks õisata ja värki ära, külaks palju on neid provokaatoreid. Täna anti Riigikogus kätte nendele erakondadele, aga kõigepealt oleks korralik pitsutamine ette raha, eks ole. Ja vaat siis hakkame rääkima Eestil. Aga ma annan sulle igaks üks ette ära, näed 2 kuldset eurot, eks ole. Kuna me ükskord 5 rikkama saame, ma kardan Eesti riik kukub enne kokku, kui sinnani jõuame, sellepärast, et on grupp seltsimehi, kes on juba praegust ära, aga kuidas 21% rahvast on vaesus, seda keegi ei huvita, ei riigikool, ette kogu kedagi. Olgu nii. Aitäh. Ma pean küll ütlema, jah, et selle loo kokkuvõtteks, et kui päris aus olla, siis mind on see vaevanud, see, kas on allikavesi tervendav. Ja Ain Raal, kes on farmakoloogia professor, mul jäi see nimi meelde, farmakoloogia. Me tegime, ta on mul selline hea sõber, kes muga alati allikaid pildistamas käib ja ta miski pärast usub ka allikavetesse ja siis me võtsime niimoodi mingite allikate vett ja ta lasi neid uurida. Ja ta ütleb, et tegelikult on see erinevus tavalisest veest olemas. Aga see vajaks põhjalikumaid uuringuid. Aga tänapäeva teaduses paraku on nii, milleks on raha, seda uuritakse ja milleks mitte, aga ma võin teile öelda, et allikavesi aitab. Kindlasti aitab. Et selles ma ei kahtle, aga allikat tuleb puhtaks teha. Mul õnnestus esineda kevadel, kui oli see Peipsi maitsete aasta avamine, siis 160 inimese eest, kui muidu kutsutakse kohale keegi veiniekspert, siis mind kutsuti kohale allikavee eksperdina ja siis iga toidu eel oli näiteks punase allikavesi või Kuremäe allikavesi, siis ma kirjeldasin seda vett ja kõik kuulasid suu ammuli ja olid sellega väga nõus. Et tegelikult on see täiesti omaette gurmaanlus, et ma võin juba isegi vahel öelda allika järgi või kui keegi pakub mingit vett, ma võin isegi peaaegu öelda, et kust see pärit on.
võib-olla allikavesi on lihtsalt normaalne vesi ja see igapäevane ja mõneti puudulik. On. Aga Tartu on selles suhtes väga hea veega koht, et siin on õnn elada inimestele, et see vesi on tõesti puhas ja hea. Et noh, Petsiveski haare, et ega siin miskit kurta ole. Seda muidugi. Aga no suvel on väga hea käia allikatel, kuigi ma pean ütlema, et praegu on kõige parem allikatel käimise aeg ja teine tuleb märtsikuus kuskil. Et praegu on eriti seetõttu, kui on vanu ja lugudega allikaid otsida, siis see esimene lumi, mis tuleb, et see jääb ju maha, aga allikate kohad on, kuna nad on soojad, see vesi on ju seal kuskil, noh, tavaliselt praegusel ajal ta võib olla veel kuskil natuke üle 6, et siis need kohad on välja sulanud nagu mustad augud, et kui sa lähed kuskil, siis kaugelt näed, et ahah, seal on allikas. Et hea aeg käia allikaid otsimas, kui te tahate. Kas see jutt on jälle niimoodi, et kui võrreda allikavett ja ütleme lumeetest sulatatud, et see allikavesi on põrratult kasulikum? Aga seal on mineraalaineid ju palju rohkem. Ja et palju ei kui lõpetuseni või seda lume, seda ma vist ei jooks ka. Kus nägedes on ja niimoodi. Väga mage vesi. Ma tahtsin küsida, et kui keegi nüüd tünnidega viib endale suuremas koguses seda allikavett, et kuidas seda hoitakse? See on tõsine probleem, aga õnneks on olemas sellised kohad nagu Kodu Ekstra. Tünniga ei maksa viia, et ma olen vaadanud seda, et umbes 2 nädalat on see, kus tasub jälle loodusesse minna, et see on veel boonuskäik, eks ole, et sa lähed lihtsalt seda vett tooma. Aga umbes 8 nädalaks, et tood algul mingi plastnõuga ära, sest ma olen proovinud ka kohe tuua sealt Kodu Ekstrast saadud need 5-liitrised ja 10-liitrised suured klaaspurgid, aga need kipuvad katki minema. Et see on päris õudne, teate, kui kukub niimoodi plats kuskile kivide peale see maha, et aga kodus hoida kindlasti selles klaasnõus, et see on küll. Aga noh, mõtlen, et ma tean seda, et paljud on hoidnud nendes plastpurkides ja ikka kiidavad ja ikka on terved. Nii et ikkagi see on 10 korda parem kui see, kui juua seda poest ostetud pudelivett, sellest ma üldse aru ei saa, miks inimesed ostavad pudelivett näiteks Tartus. Et ma saan aru, võib-olla Narvas, kui nad ära hirmutati see mingi aeg, kus oli tohutu, seal öeldi, et seal on kolit nii palju sees, et ostke ja siis oli, ma mäletan, käisime Narvas, sellised suured mäed olid seda veeganistreid, mis oli ilmselt võib-olla sealt samast kuskilt kõrvalt lastud ja müüdi inimestele, aga see, et siin osta Tartus täiesti mõttetu, kusjuures keegi ütles mulle seda, et see on, noh see vesi ju ei seisaks, see tavaline kraanivesi, ega ta ei seisa, et siin on kindlasti pandud ka säilitusaineid sisse, mis need on, seda võiks muidugi eraldi analüüsida, aga see on jälle üks analüüs, mida vist keegi teha ei taha, et siis ei ole pärast elu. Narva rahvas käib ju seal Narva jõe supool nendel allikatel. Oi, seal on see Riigiküla allikad on väga hea. Seal on jah, kui palju rahvas. See on, ma ütlen, et 2 allikat on Eestis, kus vee taga on alati järjekord. See Riigiküla allikas on teine. Aga see on tegelikult põnev, et see kogu see Torujõe... Aga seal selle Tõrvajõe, seal on mitmeid allikaid. Jah, seal on hästi palju Surnojõe ja see on üks. Aga nad on huvitaval kombel, on nad ka punased allikad, mitte sinised. Ma ei tea, mis see sealt avaldub. Ja ma mõtlen, et mingi liivakivi kiht on seal. No jah, aga raud, raud on see, mis punaseks. Et seal on jah, ma olen näinud, kuidas niimoodi pikemalt seisma jäetud allikas, kus ei ole kaua võetud, kuidas pealt niimoodi kihab kõik sellest. See on jälle see koht, et tuleb puhastada. Üks seltskond inimesi, kes ka teavad, kus allikad asuvad, on minu meelest orienteerujad, sest orienteeruskaartidel on ka eraldi objektina allikad märgitud ja tihtipeale ka rajameistrid harrastavad sinna nagu kontrollpunkti panekut. Isegi Tähtveres on tehtud see mobiilse orienteerumise rada ja seal on ka üks kontrollpunkt on allika juures. Geopeitus rahvas ka tihti paneb. Selles suhtes me just Ain Raaliga kokku puutusimegi, et ta oli väga hea, ta teadis kõiki neid geopeituspunkte ja väga paljud geopeituse punktid on jah, nende allikate juures, aga noh, ma ei saa sellest näiteks aru, et miks meie sõjavägi või Kaitseliit ei võta seda mu südameasjaks need üles otsida need kohad. Ja mingi keemiapakett, millega longist vett teha. No jah, seda ei ole vaja, see kõrbepaketid, teate, kuidas vanasti, kui me käisime, tuli mingi
tabletiga sisse panna, see on ilmselt seesama MMS, mida nüüd purjetakse, et see klooriühendid, mis siin on, aga praegu Eestis, kui pomerants väänab sokist vett välja ja ütleb, et ta võib seda juua, no milleks? Võtku mingi esimene allikas ja joogu sealt, et neid on nii palju, aga meil on tegelikult juba Võrumaa naiskodukaitsega on tegelikult kevadiseks juba kokkulepe, et nad mõned allikad niimoodi teevad korda ja panevad oma niimoodi kirja, et kust siis saaks. Et tegelikult see liikumine käib ja see on kuidagi niimoodi